Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Hääled vaikusesse sumbunud, veri huultes külmast tardunud. Kauaks lagled läinud rändama, kaugele nad lendavad. 1000 tähte alla langevad su silmadesse kukkuvad. Mina jään veel ootama su jälgi lume. Mina jään veel seisma siia tormituulde, sosistama sinu nime, lendama suunes salaja. Helmed laugudele langevad, veenapõskedele voolavad. Lumepimeduses liblikad, käsivarsi riivavad. 1000 tähte alla langevad su silmadesse kukkuvad. Mina jään veel ootama su jälgi lume. Mina jään veel seisma siia tormituulde, sosistama sinu nime, lendama suunes salaja. Tuulte meredel taga, meid algusesse kannavad. Mina jään veel ootama su jälgi lume. Mina jään veel seisma siia tormituulde. Mina jään veel ilmuma su peegelduses, sosistama sinu nime salaja. Salaja. Kammista taliman, talimi banaana. Uudiseid koduvabariigist. Tere, on laupäev ja keskpäevatunni stuudios on Indrek Riikoja ja Ainar Ruussar. Kõlas Lenna laul Mina jään ja me soovime kõigile ilusat emakeelepäeva. 30 aastat tagasi hakati seda päeva tähistama üle-eestiliselt ja mõned aastad hiljem sai ka parlamendilt riikliku tähtpäeva staatuse. Seda päeva tähistatakse siis Kristjan Jaak Petersoni sünni aastapäeval ja täna möödub eelarvamusteta eesti keelt propageerinud Petersoni sünnist 225 aastat. No väikerahva keelega, nagu ka meie rahvaarvu ja sündimusega tuleb kogu aeg tegelda ja seda hoida. Sündivuse madalseisust jõuame me võib-olla täna ka rääkida, aga üldiselt on meie keel hoitud ja lõppenud raamatu aasta tõi esile ka selle, et meil ilmub väga palju eestikeelset kirjandust ning seda ka loetakse, laenutatakse ja ostetakse. Eestikeelsele haridusele üleminek on lõpuks jõudnud selleni, et loodetavasti ei ole seda võimalik enam tagasi keerata. Küsimus, millele keegi otsesõnu ei ole suutnud siiamaani vastata, on muidugi see, miks see 30 aastat aega võttis. Kas sina, Indrek, saad sellest aru? Ei, ma ei oska öelda, miks see 30 aastat aega võttis, aga see on küll see koht, kus võiks öelda, et parem hilja kui mitte kunagi ja arvestades, et eesti keel on küll keeruline keel, aga mitte nii keeruline keel nagu mõni veel keerulisem keel, nagu sina kunagi armastasid Norrele professor Reet Kasiku sõnad. No mina olen need sinu suust kuulnud, siis
30 või mitte, vahet ei ole, peaasi, et see tehtud on, aga minule viimastel aastatel eesti keele päeva puhul nagu meeldib järjest enam see, et kuidagi on kadunud selline pidev nutt ja hala sellest, kui halvasti kõik on ja kuidas eesti keelt enam ei osata ja kohe-kohe ja eesti keel on otsa lõppenud, noored räägivad nüüd inglise keelt, et sellisest nutust ja halast on loobutud ja on mulle kuidagi tundub, et on lõpuks aru saadud, et keel ongi pidevas muutumises, et ma aeg-ajalt sirvin, mul on kodus mõned siukesed kuskil seal 20-ndatel, 30-ndatel välja antud Eesti lasteraamatud. Tegelikult pole nagu 100 aastatki, aga vahel on küll selline tunne, et sa loeksid justkui nagu mingisugust teist keelt ja kui selle minu lapsed võtaksid need raamatud kätte, siis nad ei saakski enam osadest asjadest aru, aga ometi see on ju tegelikult see sama eesti keel. Nii on jah, muidugi on keelde juurdunud sõnad, mis ei ole meie keelele omased. Okei, ütleme me kõik, eks ole. Ei ole ju eesti keel. Tavai öeldakse ka. Äpp on peaaegu nagu eestikeelne sõna ju. Jah, aga me tähtsustame seda üle, et kui siin jälle räägitakse sellest, kuidas, ja ma ise olen olnud üks nendest alajatest, et kuidas meil siin elavad aastakümneid vene emakeelega inimesed ja inglise keele emakeelega inimesed ja sakslased ja kes kõik veel ei suuda kuidagi keelt ära õppida, siis mul on alati meeldinud tuua seda Soome näidet, et kuidas kui sa lähed Soome kuhugile põhja, itta, läände, sa kohtad inimesi, kes ilmselgelt ei ole nii-öelda soome rahvusest, aga nad kõik räägivad soome keelt ja siis mul on alati see küsimus, et kuidas soomlased suudavad, aga kuidas Eesti ei suuda. Ja samamoodi, kui ma ise soome keelt, ma saan aru, aga ma pigem ei räägi teda, aga mulle kohutavalt meeldib soome keelt kuulata ja kui palju on soome keeles ingliskeelseid laene, ingliskeelseid sõnu, neid on meeletul koguses, aga ometi ei teki kellelgi tunne, et kas nüüd soome keel saab sellepärast otsa, et ei saa, et las me ütleme okei ja las me ütleme äpp, aga ega see ei tähenda veel eesti keele surma. Ja muidugi ei taha, muidugi keelt peab hoidma korras ja mis mind isiklikult häirib, on see keelde juurdunud mõned valed, kuid levinud käändetüübid või sõnalõpud, tõesti häirib, kui keegi ütleb, et autosi või majasi või nüridat, eks, aga keel on selline, kui sa viitasid sellele, et meil elab tõesti palju inimesi, kelle kodune keel ja emakeel ei ole eesti keel, võib-olla ma olen veidi vana ja kibestunud, aga mind ei häiri mitte see, kui tänaval või ühistranspordis näiteks kõneldatakse vene keeles, emakeel on emakeel, see on iga rahvuse vaieldamatu õigus seda keelt kasutada, aga mind häirib see, kui agressiivselt, valjult ja ropult seda paiguti nagu tehakse. Ma ütlen, võib-olla ma olen kuidagi emotsionaalselt mõjutatud, aga mulle torkab see võõrkeelne valju ja roppude sõnade kasutamine hoopis rohkem silma, kui võib-olla teevad seda ka eestlased kusagil. Mõni ütleks jah, et sa oled vanaks jäänud. Ilmselt olen, jah. Aga üldiselt siiski minu arust eesti keele ja ka eesti rahvuse ja eesti kultuuri vahel kõige suuremad vaenlased on tegelikult eestlased ise. Ja just läbi selle, et kui varmad on tegelikult need samad eestlased näiteks kuskil poes või teenindusasutuses, kui varmad on eestlased minema üle kes vene keelele, kes inglise keelele, selle asemel, et ise põhimõtteliselt ja lolli järjekindlusega rääkida selle teenindajaga ikkagi nagu eesti keelt, et kuidas ta teistmoodi õpib ja see ongi niisugune suhtumise vahe. Mul oli ühel lähisugulasel siis, kui Ukraina täiemahuline sõda algas, siis ta võttis oma perre elama 2 Ukraina tüdrukut, nad olid toona 17, 18, 19. Nad on kõik selle pisut rohkem kui 4 aastat on Eestis elanud ja läks aega, siuke 2 aastat, aga üks tüdruk õppis väga ilusa eesti keele, väga normaalse eesti keele, loomulikult sa saad aru, et tegemist pole eestlasega ja need, aga ta räägib eesti keelt, ta saab suheldud kõik. Teine tüdruk ei siiamaani, ta pursib hädapäraselt. Aga ta teeb seda sellepärast, et ta ütleb, et ta saab ju hakkama, saab ju inglise keelega hakkama, saab ju vene keelega hakkama, et mis ma sellest eesti keelest õpin, see eesti keel on nii raske. Aga sellised asjad on kinni meis endis.
meis eestlastes, et kas me nii-öelda, kas me ootame ja kas me heas mõttes nõuame või mitte. Ma mäletan, kui mul tädi kunagi läks Rootsi doktorikraadi tegema 80. lõppu 90. alguses, siis tema ütles seda, et ma mäletan, kas see oli 2 aastat või mis ta selleks ajapiiriks ütles, et rootslased räägivad sinuga kogu aeg inglise keeles, aga siis, kui möödub see kokkuleppeline tärmin, see ei tule seadusest või kuskilt, aga kokkuleppeline tärmin, sellest hetkest hakkavad nemad sinuga rääkima ainult rootsi keelest. Sellepärast, et nad on võtnud endale suhtumised, me anname sulle aega, me anname sulle võimalust õppida, aga mingist hetkest me tahame, et sa räägiksid meiega rootsi keeles. Miks me Eestis ei võiks samamoodi teha? Miks me eestlased ei võiks samamoodi suhtuda? Ja see on tõsi küll, et ma hakkasin ka praegu, kui sa rääkisid, mõtlema sellele, et kui minu poole pöördutakse tänaval vene keeles, siis ma justkui peaaegu automaatselt lähen vene keele üle. Just. Aga miks? Võib-olla on meie riigi külaline, võib-olla ta ei oska eesti keelt ja nii edasi, aga ma isegi küll ta siis jõuab öelda sulle, et vabandust, et ma ei ole siit. Täiesti õige ja nii on, aga ladina keeles on 6 käänet, eesti keeles on 14 käänet, aga emakeele päeva puhul jäi mulle silma üks vaimukas sotsiaalmeedia postitus, ma ei saa postitaja nime nimetada, kuna pole selleks tema luba küsinud, aga selles postituses viidatakse humoorikalt, et tänapäeva eesti keeles võiks olla 20 käänet. Ja mõned jäid mulle silma. Need, mis puudu on siis praegu, jah? Ja näiteks ässitav kääne ehk provokatiiv, lõhkuv kääne ehk destruktiiv, sahkerdav kääne ehk spekulatiiv, lollitav kääne ehk narratiiv, äraostetav kääne ehk korruptiiv. Ja muidugi enne valimisi kõigi valijate jaoks oluline usaldav kääne ehk naiiv. On ju armas. Indrek, sul oli üks asi südamel ja tahtsid rääkida natuke Eesti ajakirjanduses teemakäsitlusest. Tahtsin jah rääkida, sest et see on nagu selline elevant, mis nagu toas on, igal pool sellest räägitakse, aga millele ma viitan sellele käimasolevale ütleme siis nagu Sildaru kaasusele või, sest et see on midagi nagu hästi suurt, mis hõlmab endas peretüüli, rahatüüli, olümpiamedaleid ja mida kõike veel, et mina ei taha hakata siit nagu ütlema, kes on õige ja kes on vale, kes on halb ja kes on hea, aga mind on kogu selle kaasuse juures nagu hämmastunud väga Eesti ajakirjanduse käitumine ja see, kuidas Eesti ajakirjandus, erinevad ajakirjanikud, aga natuke ka erinevad väljaanded on nagu väga jõuliselt ja julgelt valinud poole, sildistades ühtesid, kaitstes teisi ja teised siis vastupidi ja seda just ajal, kui minu arust järjest rohkem nagu ajakirjandus ise räägib nii-öelda sellest oma sõltumatususest, objektiivsusest ja sellest ja mul on nagu tekkinud see küsimus, mul on selles mõttes hea targutada, et viimased pool aastat ma ei ole nagu otseselt tegevajakirjanik olnud, et nüüd on see targutamise aeg kätte jõudnud, aga mul alati tekib see tunne, et kas ei ole õpitud Veerpalu juhtumist, kas ei ole õpitud hiljutisest Mehis-Viru juhtumist, et miks peavad ajakirjanikud iseenesest targad ja toredad inimesed nagu nii jõuliselt valima poole, kuigi nad teavad ju ise tegelikult, et nad ei tea täit tõde ja juhtuda võib mis iganes ja välja võib tulla mis iganes, et kas on vaja nagu panna ennast olukorda nagu mõni minu hinnangul väga hea ajakirjanik, kes ka ajakirjandusõppejõud on, kellel on Mehis-Viru kaasuse pärast silmad häbi täis või? No ja vaata, ajakirjanik võib ju arvamust avaldada arvamusküljel ja arvamusrubriigis, et see on ju täiesti normaalne. Ei, muidugi võib, ega ma ei olegi ütelnud, et ei tohi, aga mind lihtsalt nagu üllatab, et asjades, mille tulevik on nagu väga selgus, et miks on vaja, sellepärast, et tegelikult kõige sellega nii-öelda ajakirjanikud nagu õõnestavad tegelikult kogu nii-öelda selle sektori ja kogu ajakirjanduse usaldusväärsust ja tõsiseltvõetavust, et tuletame meelde selle Mehis-Viru kaasuse, eks ole, et kus ilmusid välja süüdistused, Mehis-Viru, tema esindajad väga jõuliselt paiskusid tema kaitsele, eitasid kõike tehtud, osad ajakirjanikud väga selgelt olid Mehis-Viru vastu, teised võtsid teda kaitsva positsiooni ja siis järsku selgus, et kuna ikkagi osad Mehis-Viru endised õpilased otsustasid tunnistusi anda, siis järsku Mehis-Viru tunnistas ennast süüdi
ja me olime nagu hoopis teistsuguses olukorras kui pool aastat tagasi, et miks on vaja nii reljeefne olla, sellest ma ei saa aru. Räägime, Hindrek, sündivusest ka. Riigikogu perede ja demograafia toetusrühm korraldas konverentsi, miks meil lapsi ei ole. Aga vastust küsimusele mina ei saanud. Aga kas sa ootasid või? Ei oodanud, sest seda ei ole võimalik saada, kuna põhjuseid on nii palju ja neid 1 korraga ja 3 otsusega ning 4 seaduse muudatusega ei lahenda. Äärmuslikke meetmeid nagu lastetusmaks ju Eestis keegi kehtestama ei hakka, vähemalt õnneks sel teemal ei arutleta, aga tegelikult on asi tõsine. Läinud aastal sündis vaid 9090 last, mis on kõige väiksem sündide arv alates 1919. aastast, mil seda statistikat hakati järjepidevalt tegema ja meie sündimuskordaja on siis statistiline, kordan, 1,3 last naise kohta. Rahvastiku püsimiseks oleks vaja aga sündimuskordajat 2,1 last, see on statistiline arv. Ehk siis meil on 1 laps keskmiselt, peaks olema vähemalt 2 last ja ega lahendus tõepoolest ei olegi, aga mingisugune lootus on, et eks ta käib natuke lainetena, võib-olla tuleb mingisugune uus laine, aga mis on ikkagi selle taga, et seda pere loomist, mis eeldab siis lapsi, lükatakse edasi või ei saadagi lapsi? No siin võib ju sellele asjale võib ju läheneda väga küüniliselt, et mis on nii-öelda nagu üle maailma üks väga selge nagu tõdemus, kui rääkida küüniliselt, on see, et mida kõrgem on naiste haridustase, seda madalam on sündivus, eks ole, seda vähem ühe naise kohta lapsi sünnib, aga see on väga küüniline ja tänapäeval sellest rääkida on nagu kohatu. Aga ega me ei ole reaalne jõuda tulemini, et see kordaja oleks 2,1 või 2,3 või 3 või see ei ole tänases olukorras reaalne, aga samas selge on see, et me kuidagi peame nina rohkem vee peale saama, sest et muidu lihtsalt nagu mingisugune hetk tekib olukord, kus Eesti riik vähemasti rahvusriigina kaotab oma mõtte ära. Et jällegi, kui läheneda küüniliselt, siis riigil ei ole ju vaja mitte midagi muud, kui et tuleks rohkem inimesi, et oleks rohkem maksumaksjaid, oleks rohkem tööjõudu, et riik saaks elada, riik saaks õitseda. Jällegi väga küüniliselt läheneda. Aga see meie häda on tegelikult ikkagi selles, et nagu väga paljudes valdkondades meil üritatakse siin leida mingisuguseid üksikuid lahendusi. Sellel nädalal me kuulsime, et Reformierakonna liige Henri Arras tuli välja ettepanekuga, et me peaksime alandama iga lapse kohta ema tulumaksu, kas vist oli 3,7% punkti võrra. Kõlab justkui nagu tore ettepanek ja ma ei usu, et Eestis on väga palju inimesi, kes oleksid selle ettepaneku vastu. Aga sündivus on üks nendest paljudest valdkondadest, kus me ei saa nagu üksikute asjad, et meil oleks nagu mingisugust mõistliku meetmete kompleksi vaja, mingisugust mõistlikku nagu tegevuskava vaja, mis oleks ka nagu tegevuskava, mitte järjekordne nii-öelda kuskil ministeeriumis toodetud strateegia, arengukava või mis iganes, mis loetleb üles hulga asju, aga kust igal sammul kumab läbi see, et meie jaoks ei ole mitte nii väga tähtis, mis on tulemus, vaid meie jaoks on tähtis see protsess, et me saame seda strateegiat, arengukava või mida iganes nagu koostada ja kui see ükskord valmis on, et siis justkui ongi kõik nagu korras, et kui see asi on valmis. Aga kuulge, siis ju päris töö algab alles pihta. Ja see ei ole paraku Eesti probleem, nii et tegelikult selle probleemiga tegelevad ju enamus arenenud Euroopa riike. Jaapanis on see väga suur probleem, aga sageli taanduvad need arutelud ikkagi sellele, et kuidas on inimeste toimetulek ja kas toimetulek võimaldab ikkagi planeerida ka pere juurdekasvu ja planeerida lapsi ja sa juba viitasid ühele ideele, mis ka puudutab raha. Heido Vitsur, majandusanalüütik ja ettevõtja Hindrek Neivelt käisid mõne aasta eest välja ka idee, mis puudutab raha ja tegid idee, et 3 lapse ema peaks saama riigi keskmist palka toetusena
mis on siis praeguste arvestuste kohaselt üle 2000 euro kuus. Peretoetus muidugi on üks oluline asi, mis võimaldaks lapsi saada, aga siin on ikka tõepoolest väga palju nüansse ja võib-olla ongi niimoodi, et lihtsalt 22 ja 23 aastased ei ole valmis enam pere looma, et selleks tuleb saada 33 aastaseks. Jah, selleks tuleb saada 33 aastaseks, aga siis oled sa paratamatult olukorras, kus jumal, me läheme siin selle libedale teele, et keskealised mehed hakkavad naisterahvaid õpetama, aga sa oled olukorras, kus enam ei ole nii lihtne saada 2 või 3 last, et tore, kui sa selle esimesegi lapse saad. Kuna minu peres on päris palju lapsi, siis mina usaldan oma abikaasat ja tema arvamust ja veel mitme teise naisterahva, kellel on hulk lapsi arvamust ja üks asi, millest nemad rääkisid ja järjest rohkem räägivad ja eriti pärast seda, kui hakkas see suur tants peretoetuste suuruse üle pihta, üks asi, mida nemad ütlesid, et neid vaateid kõige rohkem häirib see, kuidas paljulapselistele peredele ja paljulapselistele emadele pannakse ühiskonnas justkui külge sükeste nagu poollollakate või imelike märk külge. Ehk asi ei ole loomulikult kogu see rahaline pool ja kõik see on oluline, aga mida nemad kui ühes suus kurdavad. Mina ise ei ole seda niimoodi tajunud paljulapsele isana, aga just paljulapselised emad ütlevad seda, et väga palju on kinni selles suhtumises, mis ühiskonnas nende suhtes just nagu valitseb, et paljulapselised, et nad on kas lollakad või nad on siis väga rikkad või nad on mingisugused opakad, kes teevadki lapsi ainult selle jaoks, et võimalikult palju toetust või üldse asotsiaalid. Ütleme, selle viimasega ma pehmelt üritasingi sellele viidata, et selles suhtumises on nagu väga palju kinni ja see suhtumine on väga paljude jaoks nagu probleem. See on tõesti probleem, aga kõigest võiks alustada. Loodame, et see kõik paraneb ja vaikselt ju paraneb, kui arvestada, et tegeletakse sellega, et kool oleks lapsele kõndimiste kaugusel ja kodu lähedal või vähemalt transport kooli oleks võimalik ja lasteaiakoht oleks kõigile saadav. Ei, absoluutselt ja seal on hulkasi loomulikult toetused asjad ka, aga juba ma kuulen, kuidas meil käib esimestesse klassidesse sisseastumine ja ma olen juba kuulnud mitmeid vanemaid, kellel on probleem, et kas nad ikka saavad oma lapse samasse kooli, kus tema õed ja vennad käivad. Kuulge, lihtne asi, kuidas ei peaks saama. Ja see peaks olema täitsa reegel. Aga teeme siin pausi ja siis jätkame.